Tere tulemast kuulama 7 Daysi podcasti number 6. Täna räägime siis YouTube'ist ja sotsiaalmeediast. Ja meil on saatekülaliseks Einar Kuusk, filmitegija, YouTuber, striimija ja Tanel Lepp, kes on ka tuntud nimega HD Tanel. Tere. Einar on täna meil siin Asuse nime all. Asus Einar. Kokku häkitud siis tehnikalahendused, Skype ja kohal olemine korraga. Aga võib-olla siis hüppame kohe asja juurde ja räägime siis kõigepealt teist, et võib-olla siis Tanel alusta sellega, et millega sina igapäevaselt siis tegeled ja oma aega sisustad? Hetkel tõesti monteerin päevast päeva videoid ja filmin neid videoid ja suuresti tegelen siis enda väikese saatega, mis tv3play.ee on iga neljapäev ja põhimõtteliselt nädal aega siis vaikselt nagu produtseerin seda kõike. Ja lisaks siis teen, mõtlen välja igast videoid, mis tuleksid ka siis YouTube'i eraldi. Pluss siis muidugi üritan ka trenni teha ja kõike muud asju ja mõelda natukene asju ette veel, et juunis lähen sinna Los Angelesi ja siis Las Vegasesse. Los Angelesis on maailma suurim mängude mess, võtmas osa E3 2016. Oi, sa lähed, ma ei teadnudki. Ja eelmine aasta just käisin, tegin video paljudele tuhandetele inimestele meeldis see. Paarkümmend tuhat korda vähemalt just vaadatud seda E3 pressikonverentside video tegin ja siis tegin mängumesside video, et mõlemad on kõik YouTube'is eesti keeles olemas. Et vist olin esimene eestlane, kes filmis selle kõik eesti keeles üles ja tõi nagu tutvustuse sellest. Okay. Aga jah, põhimõtteliselt planeerin videoid ja filmin videoid ja tasapisi teen, askeldan hetkel. Et kui protsentuaalselt jaotada, siis kas TV3 võtab rohkem aega või see enda videode tegemine võtab rohkem aega? Suhteliselt võrdselt nagu, alati mõtlen nagu, mis oleks parim, nagu, et mis võiks saatesse panna ja kuidas ma saaks nagu TV3-ga enda kanalil reklaamida, et inimesed tuleksid sinna TV3, et mitte ainult minu kanalile, et see on töö nagu praegu siukene, aga ta on nagu hobi ja lõbu ja kõik koos praegu hetkel. Et huvitav. Ja Einar, räägi meil enda loost. Ma teen 3 asja praegu. Ma kirjutan, ma alustan livestreamimisest, ma livestreamin Twitch'ist, twitch.tv/Einar Kuusk, väike plug. Kuidas sa seletaksid lahti livestreamimise inimesele, kes pole seda sõna varem kuulnud? Kusjuures see on väga-väga haige sõna, seepärast, et enamus inimesed, neil pole õrna aimugi, millest sa räägid. Mis asja, vaata. Ma seletaks lahti, et see on nagu night chat telekas eestlastele, aga mängudega ja parem. 10 korda parem ja kvaliteetsem. Ja sest inimesed saavad kohe kirjutada chatis kõrval nagu. Night chatis sa pead mingi mobiiliga saatma selle sõnumeid või oota. Ja, see on nagu live show. Ja siis ma käin trennis, kung fu trennis ja 3. ma kirjutan oma uut lühifilmi, mis saab varsti, stsenaarium saab valmis ja siis ma hakkan seda kunnima, produtseerima. Lisaks mainin ära, et Einaril tuleb loodetavasti täispikk film kinodesse, Eesti kinodesse. Ameerika suvi, tuleb sügisel, tahavad kinodesse saada seda, et praegu on hooandjas kampaania viimased päevad, et võite hooandjas vaadata, otsida Ameerika suvi, et kui nad selle raha kokku saavad, siis saame kinno filmi. Ma käisin peaosa siis näitlemas seal, et ma midagi muud seal ei teinud. Ma ei vastuta selle filmi üldkvaliteedi eest. Aga YouTube'is ma pole ise seda näinud seda, mis nad on kokku pannud, nagu, nii et ma ei tea absoluutselt, mis sellest välja on tulnud. Ma olen täiesti in the dark, nagu täiesti tumeduses, et ma loodan, et see tuleb hea asi. YouTube'ist leiab treileri praegu sellest, on ju? Trailer oli väga äge. Oli. Ameerika suvi, tšekki järgi. Hooandjas on treiler olemas. Kui kaua te üldse tegutsenud olete? Mina olen, ma ütlen tavaliselt üle dekaadi, nagu üle 10 aasta. Et ma alustasin kui YouTube välja tuli, siis ma alustasin videote tegemist 2005-2006, midagi sinna kanti. Ja enne seda ma juba tegin ka videosi, filmisin oma lõbuks. Et ma olen 10 aastast saadik olen teinud videosi ja ma teadsin juba 10 aastaselt, et ma tahan filme teha ja ma teadsin, et ma tahan esineda. Ja ma ei teadnud täpselt, kuhu see viib, aga nüüd see on viinud filmideni. Mis su lemmikfilm on? Minu lemmikfilm on Happy Feet. Happy Feet, või? Aga ainult esimene osa. Okay. See on George Milleri film, see sama režissöör, kes tegi Mad Maxi. See on hea, Mad Max. Ilgelt hea film. Aga ma ise alustasin mingi 2012
2008 vist ametlikult niimoodi, ütleme nii, et ma tegin YouTube'i kanali vist. Kuigi ma nägin 2005-2006 ka nägin seda, aga siis ma ei hakanud ka otseselt tegema, sest mind huvitas nagu mängimine otseselt tol ajal kõvasti, aga ei olnud mingit erilist võimalust lindistada mingit arvutit endal peale selle, et paned fotoka selja taha ja siis filmid ekraani, eks ole. Aga siis hiljem jah, 2008 midagi niimoodi tuli paremad võimalused, kuidas mingi lindistada endale ekraani värk ja siis hakkasin, tegi mingi X kanalid, mis sai ammu bänni mingi straikidest, sest ma laadisin mingi vormel 1 mingisuguseid asju üles seal mingi klippe ja siis need jah, FIA või mis iganes Formula 1 management võtsid maha need ripp. Aga võib-olla see, et alustasite siis, aga ütleme, millega või kuidas te esimesed, ütleme, kuidas te seda krõbisevat teenisite siis selle oma tegevustega? Esimesed krõbisevat oma tegevustega mina teenisin, oleneb vaata, kui ma kunagi aastaid tagasi ma pakkusin videoteenuseid, ma monteerisin ja käisin filmimas ja siis ma vaevu elasin ära, see oli väga lühikest aega. Ja alles tegelikult krõbisevat nii-öelda, et ära elada, mitte ka mingit suurt krõbisevat, olen ma hakanud teenima hiljuti livestreamimisega. Ma tänu livestreamile ja tänu Twitchi kanalile ma üldse olen elus praegu. Twitchi annetused siis nagu või need? Twitchi annetuste pärast, jah. Et inimesed vaatavad su show'd ja viskavad tippi, nagu kas viskaks kelnerile või stripparile või kellele iganes. Kas see on Eesti publik või? Ja eestlased, kõik on eestlased, jah. Tanel, kuidas sul? Esimest ma ei teagi, kas see võis olla, kas tuli livestreamist või tuli YouTube'ist. Pigem juba varem, kui ma lihtsalt tegin mingisuguseid videoid kellelegi mingisugusele ettevõttele või midagi. Tegelikult ma teenisin, ma olen YouTube'is ka teeninud videote eest, aga see oli aastaid tagasi ainult korraks, siis kui minu see firma, kellel ma olen partner seal Full Screen, pakkusid mingisugused selliseid võimalusi, kus sa saad reklaamida nagu product placement'i teha. Ja siis ma nagu tegin neid klippe natukene ja sain natuke krõbiselt, aga see oli ainult, see on ka selline tasku raha vaata, et reaalselt ma olen kogu terve nagu oma täiskasvanu elu, ma olen nagu ebastabiilselt juuksekarva otsas nagu elanud tegelikult, püüdnud nagu ellu jääda, et nüüd alles hiljuti ma sain nagu enam-vähem stabiilseks oma elu tänu oma livestreamile. Livestreamid toetavad sulle päris hästi praegu seal. Jaa. YouTube on natukene sellest halb, et nagu kui sa teed eesti keeles content'i, siis reklaam, eestikeelne reklaam, sükene, mis ei maksa absoluutselt midagi, vähemalt YouTube'i keskkonnas, ma ei tea, miks veel, ma loodan, et kunagi see muutub. Aga... ma ei tea, minu arust see müüt, nagu minul näiteks seda ei ole, minu Full Screen, see, kellel ma nende käest küsinud seda, ma olen ka kuulnud seda juttu, et eestlased ei teeni nii palju seda raha nagu reklaamide eest, aga et see ei jõua nagu kõigini, aga see on vale, sest ma uurisin ja ma olen ise nagu üle vaadanud need asjad, et täpselt samamoodi saab teenida nagu ükskõik kes, iga teine nagu USAs või kus iganes. Et ma ei tea, kes selle jutu või selle nagu alustas, aga see on müüt, et võib-olla on erinevatel kanalitel erinevad seaded. Ei, on küll vahe. Teenida, kui mul vaatamise on. Aga probleem on selles, et YouTube'is sa saad väga vähe vaatamisi. Ja no see ka, aga vahe on sees küll, kas klikk on kuskilt rikkamast riigist või mitte. On vahe, seda ma ei teagi. Aga mis on sinu, ütleme, eeskuju või ma ei tea, kas film või eeskuju striime või kus sa inspiratsiooni saad? Kusjuures, kui ma tegin selle enda praeguse kanali Haada Tanel 2011 alguse poole, suur inspiratsioon oli niisugune kanal muidu nagu HD Starcraft, kes mingi vend, kes lihtsalt tegi niisuguseid, vaatas nagu järgi kellegi mingisugust matši, mingi inimeste vahel nagu niisugune battle. See oli nii huvitav nagu, et endal vaadata. Alati võtsin mingi burgerid endal kõrvale, siis ei hakanud mingit seriaali vaatama, aga panin HD Starcraft ja vaatasin, mingi uus episood vaatan. Et sealt väikest inspiratsiooni, aga praegu väga suur inspiratsiooniallikas niisugune inimene nagu Casey Neistat YouTube'is, väga populaarne V-logija, ütleks nii. Ja ta teeb võrratuid videoid iga päev. Ja see content ja kvaliteet on kõik nagu super ja ta muidugi ise kogu aeg räägib ka, et oh my god, kuule, mul ei ole mingisugust professionaalset tiimi, mul ei ole mingit hulle raha siin, et teha midagi lahedat, aga lihtsalt see inimene ise peab nagu olema huvitav siukene, et üldse keegi vaataks sind, et see mingi, et sul on mingisugune 10-tonnine kaamera või midagi, see on nagu nii
teisejärguline, et sul võib mingi mobiil olla ka ja mobiiliga alustad rahulikult, kui sa oskad inimeste meeli lahutada, siis muidugi nad tulevad vaatama. Et see kvaliteet ja need... Isiksus ja ideed. Täpselt, et kui sa vaatad mingi suuri ettevõtteid, kas siin Eestis või kuskil mujal, kes üritavad teha mingisugused saateid või asju, siis lihtsalt nii monotaanne, ma lihtsalt ei suuda mõelda, miks ta nagu ei pane nagu rohkem mingisugust nalja lõbu sinna sisse ja energiat, aga tuleb kuidagi siuke igavalt välja, siis kui vaatad, kui palju neid inimesed nagu reaalselt vaataks neid videoid, siis on nagu mingi paarikümne ringis, eks ole, see on nagu et jah, inimene ise peab olema siukene. Kus te tahaksite jõuda kogu oma tegevusega, 50 aasta pärast või 50 aasta pärast, siis ma olen juba 77. No ütleme 10 aasta pärast. 10 aasta pärast. Ma vastan enam selle esimese küsimusele. 77 aastaselt ma tahaks olla Sifu, ma tahaks olla kindlasti suht ammu juba Wing Chuni meister, üldse võitluskunstide meister. No vähemalt 77 aastaselt võiks juba olla siukene vana meister. Aga 10 aasta pärast ma tahaks kindlasti Hollywoodis filmi teha. Et 10 aasta pärast mul peaks olema juba üks suur film ammu tehtud. Ma tahaks juba 2-3 filmi teha kindlasti. See on ka see piir, ma ei tohi vanem, nagu see on juba natuke hilja tegelikult. Ma tegelikult tahaks, et mul oleks praegu juba esimene täispikk film tehtud. Aga tahad, palju mis tahad. Tahtmine on üks asi, saamine. Tahtmine on taevariik, saamine, kuidas see käib see lause. Isa ütles mulle kohe käiksena. Tahtmine see on, vanaisa ütles vist, tahtmine see on taevariik, saamine, võt see on teine asi. Aga... aga ma tahan filme teha, et sellepärast ma tegelikult kõige tähtsam asi praegu minu elus ongi see järgmine lühifilm valmis saada. See on nagu prioriteet ja siis võimalikult kiiresti siis täispikka filmi kallal hakata töötama. Tanel, kuidas sul? Jah, raske öelda praegu, kuhu kohta mingi 50 aasta pärast jõuda võiks, aga ma ei tea, mulle meeldib Eesti, mulle meeldib eestikeelsed videod ja eestikeelne content, mis ma nagu oma rahvale siin teen. Ja ma ei tea, mulle meeldib eestlaste meeli lahutada, kuigi see ei ole nagu niivõrd rikas ettevõtmine, aga jah, oma saade mingisugune ja suuri sihte otseselt ei ole ju, aga mingi saade mingites eestimaistes filmides äkki mingi kaasalöömine või midagi siukest. Aga jaa, saate jaoks on mul mingid ideed olemas. Esimese asjana võiks juhiload ära teha. Aga jah. 50 aasta pärast võiksid juhiload juba. Jaa, 50 aasta pärast võiks küll nagu olla. Siis keegi viitsiks vaata mind. Sama siin. Prioriteet tuleb paika panna ja siis aega panustada. Minu jaoks, kes oli teavad, kui minu fännid või... Mulle ei meeldi see sõna fänn. Ma ütlen kohe ära. Mulle ei meeldi sõna fänn. Ma ei tea, see tekib ka alandav, et ma nagu alandaks neid. Palju sul fänn on? Vaatajad, mis iganes. Mu sõbrapoisid. Kui mu sõbrapoisid praegu kuulavad seda, siis ma tahan öelda seda, et kui te ei saa aru päris, ei ole aru saanud, et mis mu prioriteedid on või mida ma... miks ma näiteks vahel striimis kassin või mida iganes. Miks mul vahepeal, ma olen rääkinud, et mul on depressioon olnud ja niimoodi. Siis mul kõige tähtsam asi minu elus on tegelikult filmi tegemine, kes ei ole veel aru saanud. Minu elu unistus on filme teha. Ja ma iga päev tegelen sellega, et ma saaks järgmist projekti nagu valmis ja see on minu jaoks kõige tähtsam. Ma ei hakka mõtlema ette 10 aastat või 50 aastat. Ma ei hakka isegi mõtlema ette aasta aega ette või 2 aastat. Ma mõtlen ainult, et mis on mu järgmine projekt ja siis ma tegelen selle projektiga. Väga jah. Aga lähme nüüd võib-olla videode enda peale rohkem, et mis on, ütleme, siukene, mis teie jaoks kõige olulisemad keskkonnad on, et ennem oli YouTube see põhikoht, eks ju, striimimiseks, et aga striimimiseks pole kunagi mitte striimimiseks, vaid ütleme enda videode üles riputamiseks, aga siiamaani on, ma arvan, YouTube parim koht lihtsalt. Ei olegi teist. Amazon on tulemas. Okei, aga Facebooki teie enda videosid väga ei pane või? Suhteliselt mõttetu, aga sinna Facebooki on hea mingi pisikene reklaamklipp või teaser või midagi. Juures Facebook, see on väga huvitav, et sa seda mainid, seepärast, et Facebookis on niisugune fenomen toimunud viimasel ajal, et laetakse üles uuesti kuulsaid või mingeid vähekuulsaid YouTube'i videosi ja nad saavad seal nagu, ütleme, et YouTube'is saab 200 000 ja pannakse Facebooki üles, keegi võõras paneb ülesse. Isegi ei anna nagu krediiti selle inimesele, kes tegelikult selle tegi ja siis see saab 10 miljonid vaatamisi Facebookis. Neil on Facebookis mingi siuksed kanalid, ma näin ka need mingi lihtsalt
Facebookis levib paremini. Näiteks see video, mis Jaa. me eile tegime Taneliga, kus tegime üks naljavideo, kui me sealt seminarilt tulime, onju. Siis see video sai tunni ajaga mingi 6000 vaatamist või 7000 vaatamist. Täitsa haige ju. Facebookis jah, ta levib, sest et ta läheb vaata inimeste sellele newsfeedile ja inimesed on põhimõtteliselt igapäevaselt seal. YouTube on nagu, vaata Facebook on siuke first party mingi software, mis sa kasutad nagu, mis on nagu sul, konto, nagu sinu isiksus, vaata, mida sa kindlasti kasutaksid. YouTube on siukene teine nagu, et mis on nagu, kuhu sa lähed meelelahutuseks, vaata, sa ei ole nagu, ei suhtle teist enda perekonna või asjadega seal. Et sellepärast, kuna seal on videote võimalus ja Facebook fännilehed ja värgid, siis sellepärast lihtsalt laieneb paremini, aga seal minu arust ei ole võimalik teenida kuidagi sellega. Veel jah, mitte, et see on jah total veits. Aga... Nüüd on livestream ka ju Facebookis ju. Äkki Facebook võtabki terve maailma mõlema? Ei no neil on võimalus olemas. Võimalus on olemas. Aga mis siis tagab edu niimoodi videode loomisel? Mis on edukas video? Edukas video on see video, kus inimesi huvitab teised inimesed ja inimesi huvitab, kui sina, kui inimene, kui isiksus lood mingisuguse loo või näitad enda elust mingit lugu või teed mingi video, eks ole, valmis. Ja kui see on ehe ja siiras ja see on kirega tehtud ja see on aus ja inimesed näevad seda, siis see puudutab neid, see läheb neile südamesse ja sellest saab edukas video. Kas see on siis naljakas, kas see on aus nali või aus mingisugune draama või aus mingi dokumentalistika või mingi, mis iganes see oleks. Kui sa teed video, mis näitab midagi elust, siis see peab olema tõepärane, tõetruu nagu. Ja see peab puudutama inimeste südameid, inimeste hingesid. Ja just viimasel ajal on see väga teemas. Nagu viimasel ajal inimestel on mingi sükene, ma ei tea, kas ta tähele pand, meie ühiskonnas siin planeedil on tekkinud mingi sükene vibe, et kõigil on kopp ees bullshitist. Kõik tahavad näha nagu ehedaid asju, tahavad nagu higi, verd ja pisaraid ja asju. Saad aru, nagu näha nagu, kõigil on kopp ees võltsist, pasast. Kõik tahavad näha nagu real shit'i, nagu real talk'i ja nagu päris asju. Et isegi kui ta tähele pannud, siis filmid on muutunud hästi nagu palju isiklikumaks ja palju emotsionaalsemaks. Võrdle näiteks tänapäeva filme 60 filmidega. Et lihtsalt nii emotsioonid on see, mis müüb tänapäeval. Emotsioonid ja inimesed tahavad emotsioone ja kui su videos on emotsioonid, ükskõik mis kujul, siis see saab edukaks. See on minu arvamus. Ma ei tea. Äkki ma olen sitta. Ei, normaalne jutt. Kommenteerige. Väga fekaalsed väljendid sul, aga saan su mõtetest aru. Täpselt, see ongi see. Inimesi, vaata, see praegu nagu okei, ma ei tea, kas ma siin podcast, ma ei ole küsinud su käest ju, ma ei tea, kas siin podcastis üldse tohib ropendada esiteks, vaata. See on see, millist mainet sa iseendast luua soovid. No täpselt, aga see ongi see teema, vaata, et inimesed, kuulajad näevad läbi, kui sa hoiad roppusi tagasi, ainult roppuse tagasi hoidmise nimel, et luua endale mingisugune võlts maine või võlts mingisugune karakter. Inimene saab aru, nagu see, et ma ei ropenda selle pärast, et ma tahan lahe olla, vaata. See oleks mingi võlts karakteri loomine. Ma ropendan selle pärast, see tuleb iseenesest, sest ma väljendan ennast ausalt. Et kui seal tulevad mingid roppused vahepeal läbi, nagu see ei tähenda seda, et ma nagu umbes mõtlen peas läbi, et tahaks nüüd öelda midagi siukest, vaata, siis ma olen lahe nagu. Ei, see on lihtsalt iseenesest tuleb seepärast, et ma väljendan ennast siiralt. Ja nüüd, kui sa hakkad tagasi hoidma seda, tegelikult sul tahaks nagu välja tulla mingisugune roppus, sest et sa näiteks väga vihane millegi peale või nagu mul vanema, enne kui vanem ära suri insulti, siis ta ütles paar päeva varem, ema ütles, et vanem oli öelnud, et kurat, kuidas tahaks ropendada maailma peale ja siis suri ära 2 päeva pärast. Sest ta hoidis kogu aeg all nagu neid emotsioone, vaata. Et see ongi, me oleme nagu eriti Eestis, nagu Eesti inimene on selline nagu häbelik ja ta ei julge ennast väljendada ja see on halb, sellepärast, et inimesed tegelikult tajuvad ära seda. Nad saavad aru, kui sa neile sitta jääd. Nad saavad aru, kui sa ei ole sina ise. Ja nad ei kuule sükest asja või nad ei vaata sükest asja, nad ei loe sükest asja. Nad tahavad ausad asju, nad tahavad päris inimesi, nad tahavad päris asju. Okei. Ja Tanel, mis sina arvad, mis tagab edu, ütleme siis konkreetselt YouTube'is tegutsemisel?
ja Einar oli siin väga nagu Kai Green, ma ei tea, kas sa tead seda venda, üks bodybuilder on, räägib ka ulme moodi filosoofiat. Aga ja ei, edu YouTube'is, kas sa pead olema nagu pidevalt teha mingi content'i, mis oleks huvitav, tore, lõbus, aga samas see võib olla nii erinev, sest YouTube'is see valdkond on nii lai ja suur, et sa võid absoluutselt ükskõik millest teha, et põhiline, et sa oleksid originaalne, see võib-olla oleks eriti hea, et kui sa oled originaalne, siis võid läbi lüüa nagu seal väga, väga lihtsalt võib-olla, aga kui ma ütlen, et YouTube'is on tohutult content'i, aga alati tasub meeles pidada, et kui mina alustasin mingi 2011, on ju, siis mulle ka löödi kogu aeg, aastaid enne veel löödi, et ei ole mõtet sul üldse neid videoid teha, et nii palju juba tehakse, et keegi ei vaata sind ja nii edasi. See on nii vale, unustage ära. Kunagi ei tea, millega sa võid läbi lüüa seal täpselt, aga lihtsalt ole püsi järjekindel, tee kogu aeg oma videoid ja ürita olla originaalne, mõelda originaalset content'i välja ja inimesed tulevad vaatavad. Ja muidugi ise ürita, kuigi öeldakse vaata, et ära nagu rõvedalt reklaami igal pool, aga ma postitasin oma videot sinna, kuhu sain nii palju, kui mul võimalusi oli tasuta nagu. Ma ei saa kuskil telesse minna reklaamida, aga kuskil ikka, et keegi vähemalt näeks, siis see inimene juba räägib edasi, kui see content, mis sa tegid, oli originaalne, huvitav ja lõbus sükene võib-olla. Kindlasti reklaami mingil määral ennast, aga tee originaalset content'i. Kas mul tasuks näiteks hakata HD Jaaniks? ma ei tea, sa pead ise just ise küsima endalt seda. Ma usun, et on olemas juba HD Jaanid, nii et kahjuks sa ei saa enam lihtsalt. Okay. Aga jah, nagu te praegu siin teete podcast, eks ole, et ka mingi huvitav content on ja huvitavad inimesed käivad siin ja et sa pead ka mõtlema, et mida sa teed täpselt on ja kui sa teed podcast'i, siis muidugi võiks olla mingi huvitav sisu sellel ja huvitavad inimesed käia, aga siis ka nagu, et mitte ainult mingi enda kanalise reklaamid, et igale poole kuskile, kuhu saab, on ja võib-olla siis natuke arendada mingil hetkel mingi kaamerad üles toppida, on ja siis võib-olla veel mingid nalja teha siin, eks ole. Kusjuures, Jaan, vaata see nagu vastus veel sellel küsimusele, mis sa nagu ennem küsisid, on näiteks ma ei usu, et ma oleks, ma ei tunne, et ma olen mingi eriti populaarne või midagi, aga ma ei usu, et ma oleks nii populaarne, nagu praegu olen, kui ma oleksin ennast tagasi hoidnud kunagi oma roppuste ja igasuguste spontaansete, mingid ekstreemsete ideede ja asjadega. Kui ma oleks ennast tagasi hoidnud, siis ma ei oleks jõudnud nii kaua. Jaa, et ärge kartke, just, et vaata, nagu eile ka rääkisime seal seminaril Einariga, et ärge kartke võtta riske. Yeah. Aga siis hakati mulle vastu rääkima, et aga ettevõtted, nad kardavad riske, aga ei saa kunagi edukaks, kui te ei võta riske. Yeah. Okei, ma saan aru, et mõned suured ettevõtted on juba edukad, eks ole. aga ikkagi alati tasub võtta. Ma olen täiesti kindel, et küsi, et kas ma ei usu ühesõnaga, ma mõtlen teistmoodi, ma ei usu, et ükski suur ettevõtja ei ole läbinud selliseid hetki oma elus, kus ta peab piire ületama ja kus ta peab riskima, isegi enda eluga võib-olla. Ma ei usu, et ükski edukas ettevõtja, kes on saavutanud väga suure edu, on teinud oma asja ilma kireta. See on täiesti võimatu. Kui sa ei tee kirega, kui sa ei alga kirest ja kui sa ei riski, see elu sees edukaks, see on väga tähtis nagu valem edu saavutamisel, on riskimine ja sisetunde kuulamine ja kirg. See, et sa teed ausalt siiralt oma asjana, mitte et sa mõtled, kuidas saaks raha. Tahaks palju raha ja jahtisid ja autosid ja naisi. Kuidas ma saaks? No raha ei pea eesmärk olema. See vend jääbki sinna istuma ja mõtlema sellest, et tegelikult tal ei ole motivatsiooni. Raha ei ole mingi motivatsioon. See motivatsioon tuleb mujalt. Kumb teile ise arvate soovitate inimestel teha, kas teha sükest rohkem nagu live streamimist, ehk siis kohe nüüd ja praegult toimub mingi action või siis pigem salvestada, kodus monteerida, special effects'e juurde panna? Oleneb inimesest. Ega, ütled live streamimise plussid võib-olla praegu siin eestlastel eriti, kui see Eesti käest teed. Ma ei tea, on need donationid ja asjad, et kui sa tõesti tahad mingit taskuraha koguda või midagi. Eriti noortel tegelikult, vaata, mingi suvel näiteks, kui mõni läheb suvel tööle, aga
täiesti legit on minu arust, ma usun, et Einar isegi nõustub minuga, et kui sa valid suvetöö asemel nagu mingi koolipoiss, ütleme nii, või koolitüdruk, valid hoopis streamimise eesti keeles ja siis paned mingid donationi lingid, eks ole, kaasa, mängid lihtsalt ja oled niisugune entertainiv ja teenid enda väikse taskuraha. Jaa, aga see on ainult siis, kui sa, vaata, üks asi nagu, kui inimesed tahavad teha sellist asja, on ju. Kaua me oleme teinud, no mina olen üle 10 aasta, ma ei tea kaua sadanalt seda teinud, aga vaata, kui keegi nüüd järsku, kes ei ole kunagi teinud midagi, on ju, ja ta on nüüd 20-aastane ja mõtleb, et ta nüüd hakkab tegema meelelahutajaks näiteks hakkab, siis ta peab arvestama sellega, et ta läheb väga kaua aega, enne kui tal vaatajaskond nagu tekib. Vaata. Ja just, et või siis lihtsalt, et inimene peakski olema niisugune juba nagu kaamera ees, nagu niisugune vaba lihtsalt. See võib tulema loomulikult, sa pead ise tundma, et ma tahan esineda, ma tahan, mul on midagi pakkuda. Vaata. Just, et vaata, kui keegi vaatab minul seal YouTube'is kanalil HD Tanel, eks ole, mingi esimesi videoid, ma olen nii vaikne seal, ma ei kujuta ette, miks keegi üldse viitsis vaadata sel ajal, aga keegi ikka viitsis on ju. Ja see on huvitav, mul on vastupidine efekt, kui vaatad minu esimesi videoid, siis ma olen mingi täiesti segane, täiesti segi kamminud laps. Kes täiesti nagu ebanormaalne, võikski nagu hullerisse kohe visata. Ja viimase ajal ma nagu rahulikumaks läinud. Kas te vabal ajal, kui kaamera ei käi, ka esinete? Muidugi. Ma tantsin ja lametasin peegli ees kogu aeg. Ma arvan, et ikka tuleb ette, nagu sõpradega kindlasti, see on nagu loomulik lihtsalt. Ja, tavaelus ma olen ka lihtsalt täiesti niisugune enam-vähem nagu kaamera ees, eks ole, ma ei ole mingi röögi on ju kogu aeg, aga olen niisugune nagu ma olen tavaliselt kaamera ees või kuskil, et üritan palju naerda, kuna naermine on tervisele kasulik, eks. Mulle algas tegelikult see näiteks ühed mu esimesed videod olid sellised tänava peal nagu vembud, prängid ja sellised asjad ja inimestega nagu nalja tegemine ja siis mulle algas see tegelikult sellest, et ma koolis algklassides käisin sõbraga, klassikaaslasega linna peal, bussis igal pool mingisuguseid asju tegemas, nagu selliseid sotsiaalseid eksperimente inimestega. Et kas me mängisime mingisuguseid kodutuid või hulle või homosid või me mõtlesime välja mingid karakter enda jaoks ja me mängisime neid ja tegime mingisuguseid haigeid asju tänava peal, et näha, et saada nagu inimestest reaktsiooni, nagu, et kuidas nad reageerivad sellistele asjadele. Ja see tegelikult algaski sealt, et ma lõpuks lihtsalt panin kaamera rekordi peale, et kaua ikka teed vaata selliseid asju, eksperimente ja näitled ilma salvestamata. Lõpuks lihtsalt hakkasid nagu spontaanselt salvestama seda kõike. Vanasti vist, nüüd on vist palju lihtsam ka, et kõik saavad endale GoPro või soetavad endale GoPro või telefoniga kasvõi. See enda puhul on see, vaata, et Einar käis nagu väljas igal pool. Ma olin niisugune vend, kes kodune kiik on ja istusin oma arvuti taga. See oli kõige parem asi, mis ma teha sain. Lihtsalt mängisin videomänge ja uurisin ringi, eks ole. Internet just enam-vähem tuli ka tol ajal on ju. Kui ma nagu tõsisemalt hakkasin arvuti taga istuma ja pelama ja niisugust asja, et ma ise lihtsalt ka nagu nägin, et ma olin nagu emotsionaalne mängudega nagu siiralt läksid südamesse kõik, mis seal toimus, aga ei saanud kuidagi nagu kellegi teiseni tuua seda, siis olin nagu üksinda seal ja siis kaamera ja need asjad nagu tõid nagu seda võimalust, et saaks nagu jagada vaata teiste inimestega. Nagu portaal inimestega. Enda neid emotsioone ja värke, et see, ma ei tea, ta annab nagu paljudele teistele inimestele lihtsalt võimalused näha nagu ühte hullu mingi geimerid. Ma küsiks ka niimoodi võib-olla natukene praktilisi tippe äkki tahate jagada, et võib-olla Tanel, et mis oleks need, ütleme, 3 olulist asja, et kuidas oma sisu siis levitada sotsiaalmeedias? Issand jumal, kui te alustate, eks ole, YouTube'ist ja teete mingisuguse video, siis postitage siin nagu võimalik, foorumid, asjad, Facebookis saab ju teha nüüd rahulikult Eesti siseselt jagamist niimoodi, et sa maksud Facebookile väikse raha, aga kui sa alustad, siis sul kõik on tegelikult tähtis, et see video võimalikult paljude inimeste jõuab, sa saad seal Facebookis panna väikese budget ja 20 € midagi, et see läheb mingi 1000 inimestena, mitte mingi 10 sõbrani, aga kõige paremad veel, et näiteks esimesed asjad, soovitab mingid giveaway'd asjad teha.
et paned mingi kuskile pildi peale, kirjutad enda kanali nime mingisugune, on ju, paned midagi mõtled välja seal seoses enda videoga, midagi, on ju, et mis mängu ma näiteks mängisin viimases videos ja nende kõikide vastajate vahel, on ju, kes kommenteerivad ja share ivad seda pilti, on ju, siis need võivad võita näiteks, noh, ma ei tea, paned mingi 20 eurose mingisuguse kiire välja või mis iganes, on ju, aga neid share ja klikke tuleb, on ju, ja tänu sellele siin sinu videot üldse nähakse, on ju, ja siis, kui see on normaalne content, on ju, sa oled nagu huvitav nagu videos, inimesed tulevad tagasi sinna, et nad ei tule ainult korraks selle giveaway jaoks, et nad võivadki jääda sinna, et see on nagu minu arust kõige parem viis, kuidas alguses vähemalt välja näha nagu see. Ja hästi tähtis on see, et kui sa teed midagi, kui sa nüüd oled, kes kuulab seda podcasti või kes nagu nüüd tahab alustada, siis mingite videotega või mingi muu loomingulise siukse asjaga, et sa oled nagu tähelepanu keskpunktis kuskil, siis ära kunagi nagu kahetse või karda, et nüüd see, mis sa teed, on sitt. Lihtsalt tee ja väljenda ennast ausalt ja tee ja lihtsalt jaga igal pool, kus vähegi võimalik. Ole täiesti nagu jultunud oma asjaga, lihtsalt jultunud, jaga igal pool ja lihtsalt eira kõiki, kes ütlevad sulle sitasti. Lihtsalt naera nende peale. Sest et ainukesed inimesed, kes naeravad või võtlevad sulle sitasti sinu asja peale, on need, kes ise ei suuda midagi teha. Ja ma mäletan, kui ma ise esimest korda nagu neid videoid jagasin seal, sest no, sa võid jagada ühte videot on ühte foorumisse, aga Eestis on mingi 10 foorumeid, miks sa ainult ühte jagad sinna, siis pane igale poole neid sinna, mõnes kohas saad bänni, on ju, teed uue kasutaja, paned uuesti üles ja siis vaatad, et mitu korda okei, siit on mingi 30 korda on seda seedi vaadata, tähendab, et noh, siit midagi on tulnud juba. Ja siis hakkad nägema kommentaare, oi, kuule, see oli päris hea video, siis keegi kirjutab, kuule, et tõmba oma spämmiga siin minema, on ja ära pane tähele neid, et see on juba tehtud, et inimesed on juba näinud seda, nii et see on juba positiivne sulle. See ei saa kuidagi negatiivne olla, sa ei kaota sellega absoluutselt mitte midagi, sa lihtsalt ainult ja siis sa naudid seda, mis sa teed ja sa teed püsivalt, et ära anna alla. Kunagi, kui ma hakkasin videose tegema, siis ma tegin üks Hollywoodi koomik ja näitleja nimega Tom Green, tema veebisaidil tegin videosi ja ta suhtles oma fännidega ka seal foorumis. Ja siis ta ütles mulle kunagi ühe lause, mis jääb mulle eluks ajaks meelde, mis muutis minu mõttemaailma ja mis jäi mulle nagu külge. Ta ütles mulle, et Einar, ainukesed inimesed, kes ei saavuta oma unistustega edu, on need, kes annavad mingi hetk elus alla. See on ainukene asi, mis tagab selle, et sa ei saavuta edu, on see, et sa annad alla. Ainuke asi. Üks väga hea fraas on selliselt vennalt nagu Chuck Norris. See vend, kellest igasuguseid miime ja asju on tehtud palju, aga see vend on tõsiselt tark inimene, tõsiselt hea sportlane ja näitleja, eks ole, aga ta ütles väga hea fraasi, et no, elus on vaata igasuguseid takistusi, mis tuleb ette, ükskõik millistest tegemustest sulle, eks ole. Aga kui sa tahad edukaks saada kunagi, siis just, et vaata, et sa ära anna alla, on ju, aga sest sa ei tea kunagi, millal on vaata see viimane takistus, millest kui sa üle lähed, oledki eduni jõudnud, vaata. Et muidugi neid takistusi tuleb ja üks võib suurem kui teine olla, on ja siis ühel päeval mõtled, oh my god, ma ei viitsi enam. Kes teab, äkki see oligi see viimane freaking takistus sul ees, kui sa sealt hopsti üle lähed, oled eduni jõudnud, aga sa ei läinud. Et just, et sa ei tea kunagi ette ära. Sul ei tohi olla variant B-d. See on nagu, kui sa tahad mingi asjaga, mingi loomingulise asjaga siis teenida raha, kui sa ei viitsi, sa ei taha minna tööle, sa tunned, et see ei ole, ma ei viitsi olla teenindaja või ma ei viitsi olla poemia kuskil, see on ka teenindajaga, mida iganes. Ma ei viitsi nagu teha mingit sükest tööd, mis umbes peale mulle surutakse, ma tahan näiteks maalida, ma tahan näiteks muusikat teha, ma tahan pornot teha näiteks, ükskõik mida sa ka ei tahaks, siis sa pead tegema seda niimoodi, et sul ei ole plaan B-d. Plaan B-d ei eksisteeri selles maailmas. Saate aru, jah? Plaan B-d ei eksisteeri. Ainult see üks plaan ja tee seda surmani. Siis sa saavutad edu. Sa räägid, et see podcast kutsus külalised, kes ei ole veel edu saavutanud, et saavutada jõudnudki veel.
me ei ole ka edu veel saavutanud, me ikka veel tegeleme sellega, me ikka veel püüdleme, me ikka veel töötame selle nimel, et saavutada edu. Aga me saame aru sellest, me oleme sellest aru saanud nagu selle käigus. Ja sina, kes kuuleb ja kes alles alustab, siis tea seda, et ära lihtsalt anna alla, see võtab väga-väga palju kannatlikkust ja nagu tugevust, et midagi ei tule lihtsalt peale lotovõidu. Aga praegu te räägite väga isikubrändi keskselt, mis on ka väga hea, aga mis oleks teie soovitused ettevõtetele, kes natukene, võib-olla neil ei ole nii lihtne ropendada näiteks TV-reklaamis või näiteks. No, lihtsalt see ikka point ei olegi selles, et peab ropendama. Või mitte ropendada, aga ütleme, et nendel on, ütleme, eeskirjad ja määrused ja et kuidas... Jaa, ma saan sellest aru, aga vaata, elu on mäng ja iga hea ettevõtja oskab neid reegleid väänata ja leiab mingisuguseid aukusid enda kasuks. Ja see on nagu täpselt see, et see on nagu filmitegijatel on see, et raha piirab, eks ole, filmi tegemist, on ju. Aga kui sul on vähe raha, siis tegelikult see teeb sind loomingulisemaks, sest hakkad mõtlema välja viise, kuidas seda sama lugu või mingit ideed, mis sa tahad nagu näidata, on ju, kuidas seda ilma rahata teha. Samamoodi ettevõtjatel, kui neil on mingisugused, võib-olla raha ei ole nende piirang on näiteks mingisugused reeglid, siis see on tegelikult võimalus luua midagi originaalselt. Siis nende reeglitest niimoodi läbi minnes vaata või kuidagi väänates või kuidagi reeglite järgi teha mingisugune väga äge asi. Et tegelikult need takistused ongi tegelikult need asjad, mis loovad sinu toote või loovad sinu isiksuse või loovad sinu selle originaalsuse. Tanel, mis sa arvad? Ma nõustun täielikult Einariga. Kui te saaks valida ühe ettevõtte Eestis või siis maailmas, kelle jaoks te videosid teeksite, siis kes oleks? Oota, ma mõtlen. See peab olema Eesti firma või? Ütleme Eesti, et meil on see eestikeelne podcast ja eeldatavasti kuulab seda. Kui ma tahaks Eesti mingisuguse ettevõttega koostööd teha või? Et mis see oleks? Et mis on mu lemmik Eesti ettevõtte, kellega ma tahaks teha koostööd või? Jah. Eesti ettevõtte. Issa, kui raske küsimus. Õnneks. Ma kogu aeg loodan, et Eesti produktsioonifirmad kutsuksid mind näitlema kuskile või tegema koostööd, aga ei kutsu. Aga nagu, et kui ütleme, kui sa näiteks, et mingid videod, kas siis sa mõtled mingid reklaamvideod näiteks? Reklaamvideod või striimida nende jaoks või... Ma oleks nõus ükskõik, mis ettevõttega koostööd teha, sellepärast, et ilmselgelt... Tanel samamoodi, meil ei ole väga lihtne nagu, et meil on vaja igasugust abi ja koostööd ja võimalusi pakkuda. Ei, no selles suhtes vaata, et mul absoluutselt sobib kõigiga peab lihtsalt läbi mõtlema, kuidas see oleks nagu kasulik mõlemale. Mina pakuks vist enda sükest nagu enda ideid või sükest enda sükest stiili sellele. Kui keegi tuleks, mingi ettevõte tuleks minu juurde, tahaks mingit videot teha või mingit reklaami, mis iganes, või muusikud tahavad muusikavideot teha või kes iganes tahab mu koostööd teha, siis mina pakuks neile oma seda, mis teeb mind nagu eriliseks või mis on miks üldse inimesed mind vaatavad ja mis on nagu minu ideed, minu sükene nagu stiil, et ma pakuks oma stiili, oma nagu asja, et ma ei tahaks teha kindlasti ma ei tahaks teha mingit sellist hästi steriilset, mingit hästi sükest, ma ei teeks näiteks Õnne 13 režissööriks, ma ei läheks elu sees, et mitte, et see on halb sari, Õnne 13 on võib-olla parim sari, mis Eestis kunagi toodetud on, aga lihtsalt see ei ole minu stiil, see ei ole minu maitse, vaata, et ma tahaks teha, kui näiteks mingisugune Eesti ketšupi mingi firma tuleks minu juurde, tahaks ketšupi reklaami teha, siis mina pakuks neile mingit naljakat, mingit lahedat ideed ja võib-olla isegi ekstreemset ja ma loodaks, et nad nagu julgevad seda teha. Et kui keegi minu juurde tuleks, siis ja see on võib-olla isegi põhjus, miks paljud ei ole minu juurde tulnud, koostööd pakkuma, sellepärast, et ma natuke ekstreemne võib-olla, natuke üle piiri, vaata. Et seda peab arvestama, et ma ei teeks midagi tavalist, ma teeks midagi uut. Mul on, ma ei tea, ma just ise mõtlesin paar päeva tagasi, et ma pole kunagi teinud, aga mõtlesin, et ma teen lähipäevil väikse toote tutvustuse, kuna mulle endale meeldib väga see on Rakvere liha. Taneli kokatund. Aga see ei olnud non-sponsored nagu.
aga lihtsalt mingid tooded, mis mulle täiega endale isiklikult meeldivad nagu. Aga muidugi võib tulevikus koostööd teha siis kohe ettevõttega endaga, on ju. Aga Ühesõnaga, Tanel tahab kanafilee reklaami teha, kindlasti. Ei ole, kusjuures ei ole. Ma ei või siin ju reklaami teha, aga see on mustikakastmes liha, see on issand, nii hea, nii hea. Mis asi on siis Rakvere mustikakastmes, mis... Oli vist, jah? Ma võin pärast on suunata sind Rakvere halduri poole. Oota, aga midagi täiega huvitav praegu, mis see mustikakastmes, mis liha? Tavaline liha, mustikakastmes lihtsalt, grillliha. Sealiha või? Ei, grillliha. Grillliha, mustikakastmes Rakvere oma või? Jah. Okay. Ma Solarisest tavaliselt on ostnud seda ja siis on veel see, ribid on ka. Tegelikult see ongi praegu product. Ribid on ka. See ongi see, mida peab tegema. Rakvere, kui te kuulete seda, saatke meile liha. Mingi tavaline asi, vaata. See näiteks oli praegu geniaalne product placement. Et oleks see päris product placement on, siis oleks... Kõige parem oli see, et ma just hiljuti hakkasin tegema koostööd Coca-Cola kompaniga TV3 kaudu, aga kuna Coca-Cola kompanii haldab kõiki neid igast jooke, eks ole, siis nad pakkusid välja, et Sprite'iga midagi teha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oota, päris huvitav on ju, aga ma nagu reaalselt mulle meeldib Coca Zero. Siis nad vist, ma ütlesin neile, et mulle tõsiselt meeldib Coca Zero, see on nagu üks parimaid asju, sest nad noogused selleks, et aitäh. Ma ütlesin, ei, te ei saa aru, see on tõsiselt hea, mul on reaalselt mingi 102 liitris pudelit kodus, ma ei suuda neid ära viia lihtsalt, siis ma kogu aeg lihtsalt joon seda. Ilmselt... Aga siis said siis teha Zerost? Ei, veel ei ole saanud. Aga ma lähen sinna, mul ongi plaan minna, eks ole, sinna E3 mängude messile on ju. Ja siis meil on lihtsalt plaan mingi lahe video veel valmis teha seal Los Angeles ja LA tripist on ju. Ja siis ma ütlesin neile, et kuule, ma sõidan sinna LA-sse, võib-olla siis saab mingi koostööd teha, et äkki ma läheks sealt Coca-Cola kompanii peakontorist läbi, et vaatame üksteile otse. Kusjuures see, mis sa praegu ütlesid, vaata, aga see oleks huvitav, toimus, on ju, et see, et nagu päris asjad, mis päriselt meeldivad, kui keegi teeb Joe Rogani podcasti, Joe Roganil on vaata ka, et reklaamib asju, mida nemad ise kasutavad ja mis talle räigelt endale meeldib. Et see on tegelikult, ma tunnen, et see on tulevik ja täpselt nagu ma ennem rääkisin emotsioonid, et inimesed tahavad päris emotsioone, see tegelikult seotud. Plus vaata, kui sa suudad seda kuidagi kokku viia videos, vaata inimlikult, et ta ei oleks nagu in your face reklaam. Ma tahaks teada, mida Einar Kuusk iga päev sööb. Nagu ma tahan teada, jätta kaamera käima, palun, ma tahan näha Einar, pane kööki oma kaamera, ma tahan näha, mida sa endale näost sisse ajad iga päev. Lihtsalt inimesed tahavad teada. No, ja siis anna sellele Einar Kuusele see toode, mis talle meeldib. See, kes seda toodet teeb, ta peaks selle Einar Kuuse üles leidma. Koostöö oleks super, sellepärast, et Einar Kuusk siiralt reklaamiks midagi, mis talle päriselt meeldib. Mul on ka see, kiiresti ütles veel, et plaan on autoga minna LA-st Vegasesse läbi kõrbe. Siis ongi nagu nii, et kaader enne seda on lihtsalt mingisugune kuskilt mingisugust vagunist tuleb välja mingisugune lihtsalt jääs, mingisugune Sprite, visatakse sulle mingi pagassi sinna, et minge. Siis on nagu valmis. Ja siis ta ei ole nagu vaata in your face või mingi väga awkward reklaamipaigut, aga see on nagu, ongi nagu õige selline asi. Eile oli niimoodi live streamis, mul on ema uuel mehel on siis kohvi, see product placement, Coffee Star, nad röstivad kohviube, eks ole. Ja ma jõin seda kohvi mingi nädalat tagasi ja ma tundsin, et ma esimest korda jõin päris kohvi, sest see kohvi, mis tavaliselt poes on, nagu see puru on nagu, ma ei tea, mis saastanud sinna sisse panevad, aga see ei ole, seal on vist 100 puru poolenisti sees ja ma ei tea, igastahes see kohvi, need kohvioad, mahedalt röstitud kohvioad, need on nii head, see on nii hea kohvi, mis sa endale teed, purustad. Ja siis ma streamis eile nagu näitasin seda pakki nagu ja rääkisin sellest kohvist ja nuusutasin seda streamis ja nautisin seda lõhna. Mitte sellepärast, et ma keegi maksab mulle selle eest, vaid sellepärast, et ma tahtsin jagada seda, et mulle nii väga maitseb see kohvi ja ma soovitan kõigile just seda kohvi, sest te saate siis samasuguse elamuse, mis mina olen saanud. Ma tahan tasuta anda inimestele seda kohvina. See meeldib mulle nii väga. Täpselt nagu Tanel rääkis sellest Coca-Cola Zerost. See on promo, vaata, see on reklaam. Siis tuleb leida see lüli, et ennem kui sa mulle täiega meeldib see, aga ma ennem võtan ühendust ettevõttega, et kas ja kuidas nad sponsoreeriks. Aga ikka üks küsimus, et kas ja kuidas tuleks hoida teil lahus üldse
kuidas peaks hoidma lahus tööelu ja eraelu ja kas teil on ka plaanis kunagi näiteks endale manager muretseda? Minu manager tuleb siis, kui ma näidelda saan professionaalselt, et noh, kui ma saan mingisugustele filmiprojektidele ja siis agendid ja kõik sellised asjad. Ma arvan, et see on, või siis kui ma kunagi tõesti edukaks režissööriks saan, siis on produtsendid ja assistendid ja niimoodi, et see oleks nagu minu maailm, ma kujutan ette. Sealt vist jah, see paratamatu vist lõpuks, sa ei jõua lihtsalt kõiki teha. Tanel, sa kujutaks ette, et keegi müüks sind? Jaa, kindlasti. Mul, näiteks kas või TV3-s on mul inimene, kes nagu tegeleb kõik product asjadega enne juba nagu aitab lihtsalt mind, et ma ei peaks selle peale vähemalt mõtlema ise. Sest et võiks olla muidugi, aga ma tahaks inimesele maksta ka midagi, aga kui ei ole midagi praegu kuskilt võtta, siis nagu ei ole võimalust lihtsalt, muidugi võiks olla. Sest see on ka kindlasti inimene, kes peaks olema, kes nagu reaalselt tegeleks ka ainult mingisugune, lihtsalt, et sul endal läheks hästi ja tal endal läheks hästi, eks ole. Ja koostöö oleks niisugune korralik. Okei, aga me oleme päris pikalt täna rääkinud, et tund kokku saan, jah, et küsin teilt siis siin lõppu niisuguse küsimus, et sotsiaalmeedia roll teie edaspidises elus ja karjääris ja kuidas teie näete, et sotsiaalmeedia areneb, ütleme aastal 2020 on teie lähedal aga kaugel, et see areneb nii kiiresti, et ma arvan, et see üllatab veel meid, igasugused haigeid asju võib juhtuma hakata, aga inimesed lähevad rohkem ja rohkem nagu sinna sisse ära vaata, et natuke hirmus on see, et nad enam ei ela päris elus, nad elavad rohkem sotsiaalmeedia maailmas. Varsti elavad virtuaalmeedias. Virtuaalmeedias ja ma arvan, et see täpselt Tanel on õigus, see lähebki virtuaalmeediaks üle ja lõpuks, kui väga ekstreemseks tahate minna, siis mõne 100 aasta pärast võib-olla isegi me ei saa arugi enam, kas meil on prillid ees või kas me oleme päris maailmas. Kuule, küsimus sulle, kas äkki see on juba juhtunud ja me ei mõista? Ja siis see peab mõtlema, et äkki me juba olemegi seal kogemata ennast sinna sisse kinni pannud. Aga aitäh, Tanel Lepp, HD Tanel ja aitäh, Einar Kuusk, et aitäh sulle, Jaan. Täna selle aja võtsite meile külla tulite. Ei ole probleemi. Ja täname kuulamast, see oli meie 6. podcast. Kindlasti kuulake meie eelmiseid episoode, mis on saadaval SoundCloudi kanalis soundcloud.com/7playsocial. Heli eest hoolitas meil Hendrik VR Lakeside Soundist. Tutvuge tema tegemistega lakesidesound.com. Aitäh kuulamast. Oli meeldiv. Soovin edu teile. Aitäh. Hüppan trenni Kung Fuusse, saan põlvega neeru jälle. Ma lähen burgeri jahile. Selge. Aitäh.